Ohoo, ma olen ikka siuke IT-geenius. Tegelikult sa oled põhimõtteliselt töötu ja sul ei ole mitte mingit IT-haridustki. Ei, aga mul on kohe enda äpp valmis, mille ma AI-ga kodeerisin. Ja seda sa oled viimased pool aastat öelnud, et sul saab see homme valmis, kuniks AI genereerib sulle uue paagi, millest sa aru ei saa. Aga teeme siis veebilehe ehitamise võistluse, et näha, kumb meist on parem. Okei, teeme ära. Proovime mõlemad teha siukse veebilehe, mis automaatselt annab sulle treeningprogrammi. Okei. Aeg läks käima nüüd. Mida sa spikerdad? Ning peale väikest spikerdamist hakkasimegi mõlemad AI-le täpselt kirjeldama, millist veebilehte me tahame. Sul juba genereerib või? Mul juba teeb. Aasta aega tagasi, kui ma ei teadnud kodeerimisest veel mitte midagi, mul oli ülihea idee äpiks. Seega ma olen nüüd viimased aasta aega proovinudki tehisintellektiga seda ära kodeerida. Sellise jutu pärast vist päris paljud kardavadki minna IT-d õppima, sest kardetakse, et AI võtab nende töö ära. Mida kauem ma olen oma äppi ehitanud, seda vähem ma sellega enam nõustun tegelikult. Meil on üks sõber Jay, kes hakkas minuga samal ajal oma äppi ehitama, aga kuna tema on varem IT-d õppinud, tema sai oma äppi valmis mingi 2-3 kuuga ja nüüd tal on juba 1 miljon aktiivset kasutajat, samal ajal kui minu äpp ei ole isegi veel App Store'i läinud. Oh my god, mul on valmis! Siin kohas ma tahaks, et ta annaks mulle mingid valikud. Sa võid talle öelda seda? Oh my god, see on päris äge. Ja vaata, ta teeb väiks. Ossa poiss. Vaata seda. Ossa poiss, sul näeb palju ägedam välja. No token provided. Mis see tähendab? Ma ei tea, ma saadan AI-le pildi. Nii, ma tahan plaani. See ei tööta. Nagu raske on tegelikult navigeerida, mis seal üldse toimub. Selles mõttes sul on õigus. AI on väga äge ja võimas tööriist. Aga sul on ka õigus, et ikkagi IT-haridus aitaks kaasa. Aga igal juhul on targem AI asemel karta seda, kui sa AI-d juhtida ei oska. Seega minge õppima IT-d ning AI-d juhtima ning leidke ka Liisa veebilehelt harno.ee juhi AI-d.